Kanda või mitte kanda, selles on küsimus. Kõlab Shakespeare'ili kohe tänapäeval maski kandmise kontekstis. Signaale on olnud väga erinevad, vaidlusi on olnud väga tuliseid. Püüame täna õhtul sellel teemal selgus saada. Koroonaepideemia on toonud meie ellu palju ebamugavaid muutusi. Üks kõige enam vaidlusi tekitanud viiruse ohjeldamise mooduseid on olnud maskide kandmine. Maskide teemat on epideemia algusest peale saatnud segased ja vastuolulised sõnumid. Kriisi algul domineeris meie inforuumi Maailma Terviseorganisatsiooni ja Terviseameti positsioon, et maske on tarvis tervishoius ja mujal eesliinil. Ilma haigusnähtudeta tavainimestel pole maske kanda mõtet. Küllap oli üks oluline põhjus taolise sõnumi taga maskide terav puudus tervishoiusüsteemis. Kuid tõsiasi on ka hulk eriarvamusi teadlaste ja arstide seas, kui palju kasu või kahju maskide massiline kasutamine tegelikult tuua võib. Tänaseks on Eestis sõnumid muutunud. Ühiskonnas kõlab üha tugevamalt arvamus, et maskidest on kasu. Peaminister on öelnud, et maskide kandmisest võiks saada uus sotsiaalne norm. Üks ministritest on pannud valitsuse lauale ettepaneku muuta maskid avalikes suletud ruumides kohustuslikuks. Eesti poleks siin esimene, sest Euroopas on mitmeid riike, mis on juba muutnud maskid piiratud ulatuses kohustuslikuks. Kas maskid tuleks teha kohustuslikuks? Mida tähendab maski kandmise muutumine sotsiaalseks normiks? Kas, kes, millal ja kuidas peab kandma maski, et sellest kandjale ja meile kõigile kasu oleks? Räägime suud puhtaks. Ja tere õhtust, hea televaataja. Teisipäeva õhtu taas käes ja Eesti Televisioonis arutelu ja debatisaade pealkirjaga Suud puhtaks. Nagu aru saate, on seekordne teema eriti päevakajaline ja väga palju segadust ja emotsioone tekitanud. Kas siis kanda maski, millal kanda ja kus kohas kanda, mis on see rahvarohke paik, kus maski kandmine võiks saada sotsiaalseks normiks. Püüame täna siin seda selgust saada järgmise tunni aja jooksul. Loomulikult ootan teid kaasa mõtlema ja kaasa arvama, saate seda teha siin samas teleka ees olles kõigepealt, aga kahtlusteta ka sotsiaalmeedias, jälgides meie arutelu Facebookis, saate otse kommenteerida ja kommentaarid jõuavad ka minuni ja loomulikult Twitter, teemaviide Suud puhtaks juurde ja rääkimata loomulikult siis Rahvusringhäälingu portaalist, et kõik aknad on avatud ja telefon ka peale kõige muu veel ka kõige tavalisemal, klassikalisemal moel. Birgit on jälle tõsisel ilmel võtnud istet arvuti taga ja 6284400 on see telefoni number, millel siis oma küsimuse esitada saate. Täna õhtul siin stuudios vahetult kohal 2+2 reegleid kinni pidades 3 külalist ja paljud neist veel ka külalistest siis Skype'i teel, aga hakkame pihta. Jaak Aab. No kõigepealt Eesti Ekspress avaldas täna loo, mis räägib sellest, et meie tollilaod on erinevat sorti maskidest pungil ja ootavad pääsu turule. Kas valitsus kavatseb ärimeestele kingituse teha ja öelda, et kõik need maskid tuleb maha müüa Eestis kohustuslikus korras, kohustusliku kandmise kaudu? Ei, seda mõtet kindlasti ei ole. Ma olen selles teemas nüüd 6 aega sees, selles niinimetatud kogu maailma maskisõjas. See hankimine on keeruline, ma tean, aga alati mõni haistab ka ärivõimalust. Ja meil on ettekirjutused ja standardid, mille järgi ikkagi neid maske lubatakse maale ja TTJA ja Terviseamet teevad päris head tööd. Kui te ütlete, et laod on täis, siis järelikult ei vasta nad päris. Aga artiklis ikkagi selgus, et suur hunnik ikkagi jama on ka jõudnud turule. Olete te sellele jälise saanud? Miks? Jah, ma saan öelda küll, et see, mis me oleme kesksete riiklike hangetega hankinud, me oleme ka tõsist tööd näinud vaeva, et need dokumentatsioonid on kõik korras, 100 korda üle kontrollinud. Tollilaost me ennem lahti ei tolli, kui kõik on selge. Ja alles siis toome ta maale, eks ju. See tähendab haiglatesse, hooldekodudesse, riigiasutustesse, kohalikesse omavalitsustesse. Aga ma tean katsetest tuua ka teisiti ja üks, mis leidis väga palju kajastust, kus üritati ka riigile müüa kirurgimaski pähe ja kui selgus, et see ei ole kirurgimask, siis riik seda ei ostnud. Ja see viidi apteeki, lihtsalt tegelikult see mask oli küll teatud standardile vastav, aga ta ei olnud see, mida välja reklaamiti. Jaak, käsi Rahvusringhäälingu inventaril, julgete te öelda, kõik see, mida Eestis müüakse, vastab kõrgematele kvaliteedi nõuetele? Ei julge öelda, sest need fakte on toodud välja, on avastatud ka. Et põhiline viga on see, et nad on mingid näomaskid,
aga nad ei vasta tihtipeale sellele kirjeldusele, mis seal on. Ja põhiline häda on tegelikult e-kaubandus. Hästi viimane küsimus, hästi lühidalt. Kas valitsus homme tõsiselt ka ikkagi arutab seda, et mingites olukordades muuta maskid Eestis kohustuslikuks? Tähendab, see minu ettepanek oli see, et paralleelselt leevendusmeetmetega me teame, et rohkem inimesi hakkab liikvele minema. Järelikult ka kauplustes, kaubanduskeskustes võib olla päris palju inimesi koos, kus peab küll jälgima seda distantsi, aga üks variant, kuidas seda ohtu vähendada, et inimesed nakatuvad, on siiski maskid ja ainult siis, kui ta on solidaarsed, kui enamus kannab. Kui mina kannan, Jaan kannab või Marek kannab ja teised ei kanna, siis tal ei ole. Kas Marek Strandberg praegu seda reeglit, mida Aab tahab, et valitsuses läbi läheks, kas ta täidab seda? Kas see on piisavalt avalikult rahva rohke koht, kus maski peaks kohustuslikult kandma? Ma arvan, et see on inimese tunnetus, see on avalik suletud ruum ja ütleme, et ta sarnaneb natuke töökohale. Ja aga nüüd te teete täpselt seda, et hakkate jälle niimoodi selgitama ja kirjeldama, kas jah või ei? Ja ma arvan, et võiks. Et see võiks olla teie ettepanek on see, et siin stuudios me istuks maskigi teeks kõik. Okei, Strandbergi puhul ei ole üldse kahtlust ka. Tema ootab, et valitsus teeks homme kohustuslikuks maskide kandmise. Ma arvan, et see võinuks kohustuslik olla juba ammu. Aga praegu, homme päev, kas seda homme päev oleks selle tegevusel ka väga suur mõte. Ja nüüd ongi, sa väga õigesti ütlesid, et mina kannan maski ja oma maski kandmisega kaitsen ma tegelikult teid. Kas sa tunned ennast haigena? Ei, ma ei tunne ennast haigena, aga ma olen riskirühmas. Ja väga tõsises selles mõttes, et ega ma ei tea, mismoodi see nakatumine minuga toimetaks, aga ma ei, ütleme niimoodi, et ma ei karda seda, aga ega ma ei otsi ka seda situatsiooni. Selle tõttu ma kasutan maski juba pikemat aega. Ja veenan ka teisi, et kasutage maski. Põhimõtteliselt, kui te oleksite praegu valmis, ma võiksin teile ka jagada. Lihtsalt selle tõttu, et ennast turvalisemalt tunda. Mida ma ka ilmselt teen, kui te olete nõus. Ja mask ongi solidaarne kaitse, kus juures me peame vahet tegema kahel asjal. Üks asi on nagu profilahendus. Et kui arstid on nakkuskoldes, patsiendid, tõbised, siis nende kaitseriietus vastabki sellele olukorrale. Kindad, kitlid, näo, visiirid ja maskid. Maskid, mis ei ole mitte pelgalt sellised, ma arvan, et see on lihtsalt mingisugune hügieeniline mask, mis mul ees on, aga sellest on täitsa küll. Aga neil on ees respiraatorid, mis enamuse osakese kinni püüavad ja see on hoopis teine situatsioon. Ja see, mida inimesed vajavad ja see, mis on nüüd nagu selle sama solidaarse kaitse alus, on, ma ei oska öelda, rahvamask või hügieeniline mask. Ja see on see, mida sa praegu kannad? Jah, ja see on näiteks, kui me võtame selle... Kas see mask peaks olema sinu arvates kohustuslik? See peaks olema kohustuslik, aga sama sõnastusega, nagu näiteks on tehtud Luksemburgis, et avalikus kohas liikudes, kui ei ole võimalik seda 2-meetrist reeglit järgida, et siis inimestel oleksid suud ja ninad kaetud. Kas või salliga. Meil on 2 meetrit siin vabalt. Meil on ja küsimus ongi nagu selles, et selle viiruse kavalus, triksterlikkus on selline, et kui me teame, et see levib hingamisteede kaudu, siis meil on põhjust kaitsta, tegelikult mina kaitsen sinu hingamisteid, sinu ja selle kohustuslikuks muutmine tegelikult võimaldab meil väga kiiresti välja tulla sellest kriisist, mis tegelikult majanduslikku kahju tekitab 100 miljonit kuus. Arusaadav, Marek. Kas valitsus peaks arstide arvates mingis olukorras maski kandmise tegema kohustuslikuks? Ma arvan, et üldpopulatsioonis maski kandmist kohustuslikuks tegema ei peaks. Seda sellel lihtsal põhjusel, et iga tegevuse jaoks peab olema piisavalt hästi vettpidav põhjendus. Ja elu näitab, et teadusel põhinevad põhjendused üldiselt on efektiivsed ja üks näide olen ka mina, et oma igapäevast tööd ma teen intensiivravi osakonnas COVID haigust põdevate patsientidega ja mina olen oma igapäevatöös lähtunud oma haigla infektsioonikontrolli soovitustest ja kasutanud neid isikukaitsevahendeid, mida meile on soovitatud kasutada. Aga väljaspool haiglat lähtuma täpselt samamoodi nende samade inimeste soovitustest pidada seda kinni sellest 2+2 reeglist ja pidada kinni kätehügieenitehnikast ja see minu meelest on tegelikult, kui me praegu näeme, et see haigestumine väheneb Eesti riigis tervikuna ja ka paljudes teistes riikides, siis see on efektiivne. Ehk teisisõnu, otses sellist laiatarbe või massilist maski kandmist
mingites situatsioonides, ka näiteks siseruumides, nii nagu me praegu oleme, või kaupluses, te ei näe, et selline nõue peaks olemas olema? Ma olen väga seda meelt, et maskid kaitsevad nii kandjad kui ka paljudel juhtudel kandja ümber olevaid inimesi ja siin tuleb lähtuda kainest mõistusest ja olukorrast. Maskide kandmise kohustuslikuks tegemisel ma näen ühte väga tõsist ohtu ja see on see, et seda maski hakatakse kandma kohustuse pärast. Ehk et ma tõmban taskust välja, jumal teab, mis oludes kokku kägardatud maski ja enne kauplusesse või bussi sisenemist silun selle nina peale sirgu ja siis olen siis nüüd väidetavalt selle ühiskondliku kohustuse täitnud. Aga maski kandmisel on mõte ainult siis, kui seda tehakse nii, nagu seda peab kandma ja pidades silmas siis kõiki reegleid, mis maski kandmisega kaasas käivad. Marek Strandberg juba viitas siin rahvusvahelisele olukorrale või et rahvusvaheliselt on need reeglid väga-väga erinevad. Ma loodan, et me saame kohe hetke pärast ka esimese Skype'i ühenduse, et saada aru, milline see situatsioon rahvusvahelises vaates on ja Marge Reinap on täna õhtul meiega siin Skype'i ühenduses WHO esinduse Eestis juhi kohusetäitja. Tere õhtust, Marge. No, WHO on andnud väga erinevaid soovitusi selle kriisi ajal ja on arusaadav ka, see olukord on väga muutunud. Mis on praegu see WHO seisukoht rahvusvaheliselt? Mida te ütlete maski kandmise kohta? Tere õhtust ka minu poolt. Maskide osas on WHO soovitus tegelikult suures plaanis jäänud suhteliselt samaks. Ma siin eristaksin eelkõige just selle maski soovituste osas kahte osa. Esimene pool on see, millest tegelikult mitte keegi ka eelkõnelejatest vastu ei vaidle ja mis on väga juba rakendatud ja mis on meie selline soovituse üks põhikomponent on just see, et meditsiinitöötajad ja need, kes hoolitsevad haigete eest ja samuti ka nakkuskandjad, nemad peavad kandma maski. Alates 6. aprillist oleme me täiendanud oma maskide soovitust siis selles osas, et mis puudutab üldelanikkonda. Et WHO soovitused on tõenduspõhised, samas me püüame ka tagada seda, et oleks nagu praktiline ja rakendatav. Et siin kohas, mis puudutab üldelanikkonnas maski kandmist, soovitab WHO siis lähtuda eelkõige riskipõhisest lähenemisest. Arvestades siis teatud hulka asjaolusid, mis siis suures plaanis ma võiksin jagada 3 gruppi. Et esiteks see, mis puudutab epidemioloogilist vajadust. Ühelt poolt see, et milleks me seda maski ühiskonnas kanname. Kas me kanname seda selleks, et kaitsta iseennast või siis kaitsta teisi. Teiseks see, et kas ühiskonnas on nakatumisrisk kõrge või siis teised meetmed, mis on rakendamisel, nagu näiteks kontaktsete otsimised, et need ei toimi ja lihtsalt on nii palju nakatunud, et ei jõuta. Samuti ka amet, tihe asustatus, ehk siis just need kohad, kus ei ole võimalik vahemaad hoida. Marge, kas Eestis on ükski tihe asustusega koht olemas reaalselt? Kas meie, kes me elame siin 45 000 ruutkilomeetril miljonikesi, kas meil on kusagil nii tihe asustus, kus on võimatu praktiliselt ilma maskita hakkama saada? Siin kohas tõenäoliselt on need ametiasutused, kus inimesed peavad viibima suhteliselt lähestikku, töökohad, võib-olla ka mingisugused hooldekodud, ehk seal, kus ei ole võimalik kus see on möödapääsmatu, arusaadav? Teiselt poolt, teine aspekt on selle rakendatavus, mis puudutab eelkõige kulu kättesaadavust. Ma saan aru, et siin on Eesti teinud hästi palju tööd ja et maskid on meil nüüd turul. Aga teiselt poolt, et kas need on kättesaadavad ka kõikidele haavatavale gruppidele ja peame arvestama ka erivajadusi. Et mitmed erinevad grupid,
kes ei saa näiteks vaegkuuljad või siis hingamisraskustega inimesed. Ehk et need on need aspektid, mida siis riigid peaksid arvestama, kui arutada maski kohustuseks muutumist. Siis kohustuseks. Arusaadav, mõte oli arusaadav, see hakkas natukene katkestama. On see oskuslik ja ohutu maskide kandmine, mida ka doktor Sütten eelpool mainis. Selle juurde jõuame ka. Marge, suur aitäh. Ja no siin on lihtne ju öelda, et viimane demagoogiline võte oli hästi vahva, et hingamisraskustega inimesed ei peaks nagu maske kandma, et see on neile ohtlik, et tegelikult hingamisraskustega... Ta ei öelnud päris täpselt no ütleme, see oli ka tänases peaministri jutus, et see on niisugune välja mõeldud asi. Hingamisraskustega inimene peaks kodus püsima, mitte ringi askeldama. Ja teine küsimus on selles, et samad tihedad koondumised. Mudeldajad, kes on teinud siis natuke keerukamaid mudeleid kui Eestis ja mudeldanud siis seda, et millistel hetkedel haigus levib ka ükskõik milline viirushaigus, COVID-19 põhjustav viirus nende hulgas ja need on tihenemishetked. Eestis on kohti, kus on tihenemised kuni 2 miljoni inimese jagu hektari peal. Need on bussid. Need on ka kauplused kohtades, kus ollakse ja selline pulseeriv tihenemine tegelikult tekitab olukorra, kus haigus levib, kus toimub see levik ja seal ei ole võimalik kogu aeg hoida seda 2-meetrist distantsi ja nende puhkude jaoks, kui inimesed hakkavad vabamalt liikuma, on maskide vastastikune kasutusse võtta, isegi kui need on hügieenilised maskid ja ei ole mõeldud töötamaks operatsioonisaalis möödapääsmatud, sellepärast et vastupidisel juhul ma võin enam-vähem mürki võtta, mida ma muidugi tegema ei hakka, aga see on niisugune väljend, et juhul kui ilma maskide kohustuseta vastastikust kaitsmist tagamata tulevad leevendamismeetmed, siis me saame selle teise laine garanteeritult. Arusaadav, Marek Sandberg. Jaak. Jah, ega siin on mainitud juba, et kus see oht on. Ma tean ka ühistranspordi numbreid, kui siin nädal-poolteist tagasi oli Tallinna busside täituvus kuskil 20% ainult, siis ilma isegi leevendusmeetmeteta on rahvas läinud liikvele. Arvatavasti tunnetab ka inimene, et nüüd on asjad läinud paremaks, ohtu võib-olla nii suurt ei ole ja tõesti rohkem inimesi tuleb liikvele, seda tuleb ka toidupoodi, tuleb ühistransporti ja ka need mudelid näitavad, kus on Eesti järgmine ohukoht. Kui meil nüüd oli üks kolle, eks ju, Saaremaal teatud põhjustel, siis tegelikult järgmine ohukoht selleks uueks puhanguks on Tallinn, on Tartu, seal, kus inimesi on palju koos ja kui nad välja tulevad, kui me leevendame piiranguid, siis sealt tuleb see oht ja ükskõik mis meetod, millega me seda ohtu saame maha võtta, on hea. Kohustuse juures, see on see niimoodi, et kõik küsivad, et kuidas me hakkame trahvima politseiga taga ajama, see ei ole võimalik. See tähendab seda, et enamus inimesi või üle poole inimestest võtab seda nagu sotsiaalset normi ja kannab. Seda, et me hakkame üksikut inimest tänaval taga ajama või kuskil poes, et miks sa ei kanna, ei ole võimalik. Jaan Sütt. See, kui te neid taga ajama ei hakka ja kõike seda ei tee, et siis minu arvates sellest sotsiaalsest normist täiesti piisab. Et siis ei olegi vaja seda asja kohustuslikuks teha. Sotsiaalne norm käidi välja, ausalt öelda mitte laest võetuna. Kuulame laest korraks selle jutu ikkagi ära. Kuidas peaminister nagu täpselt seda sõnastas paar nädalat tagasi? Ma siis kommenteerin, ma tean, kuidas see tuli. Head vaatajad, koroonaviiruse leviku ajal on palju räägitud kaitsemaskide ning tavaliste näomaskide kandmisest ja tõhususest. Soovis hoida enda ja teiste tervist pole midagi häbiväärset. Seetõttu peaks ka Eestis saama viirusepuhangute ajal rahvarohketes kohtades näomaski kandmine sotsiaalseks normiks. See ei pea tingimata olema meditsiiniline kaitsemask. Selline oli peaministri jutt. Mida siis ikkagi see valitsuse seisukoht on? Mis on need rahvarohked paigad? Bussid te juba nimetasite? Ma ütlen korraks selle, kus see tuli see mõiste. Koos teadusnõukogu esindajatega, nõukoja esindajatega, kus oli Kirja Lutsar, saab kommenteerida, olid need samad küsimused valitsuse kriisikomisjonis ja valitsuses. Et palju see mask aitab? Et kas, kui enamus inimesi kannab, kas siis aitab? Ja seal oli sama väide, et kui me võtame ühe indiviidi, kas ta mind kaitseb, nagu on kõlanud siin. Jah, mingil moel, aga mitte väga. Aga kui kannab väga palju inimesi, siis me kaitseme teine teist sellega, et need teist ei nakata. Ja sealt tuli see sotsiaalne norm ja läksin nädalavahetusel toidupoodi.
tõesti peaaegu pool inimestest kandis maski. Nüüd ma käisin... Ma ei tea, mis poes te käisite. Tallinnas see kindlasti nii Tallinnas, Lasnamäe, Prismas. Nii. Aga nüüd käisin see nädalavahetus ja nüüd pole ühtegi maski. Tühi. Jaan Sütt. Lihtsalt see maski kandmine kui selline ei ole mingisugune hõbekuul, mis meid tervena hoiab ja mis võiks olla aluseks nüüd nende piirangute leevendamisele, mis meil siin praegu riigis kehtivad. Et mina näen pigem seda ohtu, et see maski kandmine võib väga palju inimesi kõrvale juhtida tegelikult olulisest. Just nimelt sellest, et mis tegelikult aitab ja mis nagu statistika näitab, haigusjuhtumite arv pidevalt väheneb, on see sama distantsi hoidmine ja kõik muu. Ma kardan lihtsalt seda, et kätehügieen ununeb ära, kui meil tekib võlts turvatunne, et meil on nüüd mask ees ja kõik ongi hästi, ma ei peagi rohkem midagi tegema. Tahan öelda, ma olen jälginud ka inimeste käitumist. Ma ei tea, kas need inimesed ongi hoolivamad ja kohusetundlikumad. Need, kel maskid on peas, täidavad ka kõiki neid teisi rutiine. Küllap täidavad ka teised, et siin mingit erisust tuua võimalik ei ole. Marek, lühike kommentaar. Jah, lühike kommentaar on see, et ega nüüd inimene ka selline automaat ei ole, mis suudab ühte ülesannet korraga täita, et kui inimene on ettevaatlik, siis ta on ettevaatlik igas aspektis. Ehk et kasutades maski ta kindlasti peseb käsi ja meil on ju olemas pikaajaline kogemus kõikvõimalike sotsiaalsete kampaaniate tegemisega, kus Rahvusringhääling, kes iganes ka erakanalid saavad ju jagada seda teadmist väga lühikeste klippidena, asjadena, mida see tähendab. Ja kohustus ei tähenda seda nüüd, et öeldakse, et nüüd on kohustus ja nüüd me hakkame politseiga karistama. Vaadake, meil on ka helkuri kandmise kohustus. Mida on teinud politsei väga pikka aega, ta on jaganud helkureid neile, kellel ei ole. Sa tõmbad praegu hästi konkreetse teema käima. Me kohe hetke pärast räägime, kas riik peaks jagama maski. Ja nüüd ongi nagu küsimus selles, et kes jaksab osta, see ostab niikuinii. Aga hästi konkreetne, proua helistas ja küsis, mida teevad astma ja muude hingamisraskustega inimesed. Ta proovis ise 1 minuti poes maskiga olla ja ei saanud hingata. Sa ei saa panna neid inimesi tuppa kinni ja kui nad ei kanna maski, siis selle sotsiaalse normi juures oleks vaja ka mõistmisnormi nende osas, kes maski kanna. Teistsugust abi, sotsiaalabi, et keegi käiks nende eest poes, sellepärast, et ta ikkagi peab olema kogu selle aja, kui on COVID meil toas kinni. Või liikuma, aga poodi minnes ta seab ennast veel suuremasse riski, kus on tihenemiskohad ja kui inimesed hakkavad rohkem liikuma, ta lihtsalt suurendab seda riski, et ta saab selle nakkuse ja see tähendabki seda, et see tähendab sotsiaalsüsteemi, jõustruktuuride, kõikide kombineeritud tegevust. Lihtsalt üks mõte on näo katmine. Ma siiski leian, et riiklikud otsused peaksid ennekõike olema tõenduspõhised ja täna meil sellist tõendust ei ole kuskilt võtta. Me ajame siin segi teadmise ja arvamise, et me kõik arvame siin midagi selle kohta, kaasa arvatud mina ise, aga tõendust meil selle kohta ei ole, et populatsioonidesse maskide laialdane sisseviimine midagi aitaks. Et loomulikult kaine talupoja mõistus ütleb, et maski tuleks kanda. Ma võib-olla ise paneks ka bussis selle ette, kui see väga palju inimesi on. Aga selle kohustuslikuks muutmine on hoopis teine teema. Irja Lutsar on saanud meid nüüd pikalt Skype'is pealt kuulata. Tere õhtust, professor Lutsar, suur hea meel teid taas saates Suud puhtaks näha ja veel kord suur aitäh selle töö eest, mida te olete viimaste kuude jooksul teinud. Irja, aga, ja nüüd tuleb aga, kõige suurema segaduse siiski külvas minu jaoks teie enda kommentaar möödunud nädalavahetusel. Priit Kuusele vastasite, kuulame korraks selle koos ära ja siis ma paluksin nüüd kommentaari, et mis on peaministri ja teie seisukoha vahe. Mina pooldan maskid sotsiaalseks normiks, et ma ei ole väga kohustuste ja trahvide inimene ja kohustustega me tekitame võib-olla rohkem segadust. Kui oleks väga tugev teaduslik põhjendus nendele maskidele, siis on teine olukord, aga ma olen teiega täiesti nõus, et segadust on palju, erinevad riigid soovitavad erinevad suured rahvusvahelised organisatsioonid annavad erinevaid soovitusi, nii et ma arvan, et Eesti rahvas võiks harjuda, ükskõik kas koroonaviirus on või teda ei ole, et võib-olla niisugusel respiratoorsete nakkuste perioodil kinnistes ruumides võiksid maskid saada sotsiaalseks normiks või me peaksime inimesi, kes maske kannavad, pigem positiivselt vaatama, kui neid kõõritama.
Ja see oli Irja teie vastus Priit Kuusele Aktuaalses Kaameras ja mulle tundub, et siin on nagu väike erinevus sees, et te ütlete natukene teistmoodi kui peaministri see sotsiaalne norm. Tema ütleb, et rahvarikastes kohtades, teie ütlete, et sellel ajal, kui on respiratoorsete haiguste aeg. Kuidas sellega siis on? Millal peaks maski kandma? No tegelikult ütlen ma ju tegelikult seda sama, mis ütles peaminister, et kui te peaministri iga sõna kuulasite, siis ta ütles viiruspuhangute ajal. Mina ütlesin respiratoorsete infektsioonide ajal enam-vähem üks ja sama asi. Ma ütlen ka enam-vähem seda sama, mis doktor Jaan Sütt ütles, et teaduspõhisus on tõesti väga nõrk, aga seda ei saa päris öelda, et seda absoluutselt ei ole. Et ma olen korduvalt ka seda uuringut rääkinud ja ma usun, et inimesed on seda kuulnud. Austraalias küll enne koroonaviirust läbi viidud uuring, leibkondade uuring, kus siis oli placebo-grupp ja siis oli 2 maskide gruppi. Üks olid respiraatorid ja teine olid siis kirurgilised maskid. Ja vaadati seal gripi esinemissagedust ja vaadati siis üldiselt respiratoorsete või köhadnohud niisuguste haiguste esinemist. Nüüd esimene leid selles uuringus oli see, et need, kes pidid maski kandma, nendest 48% kandis maski. Kuigi nad olid selles maski kandmise grupis, mis näitab, et see on ebamugav, nii nagu siin proua ütles ka, kellel küll oli astma, aga teised teavad ka, et see on ebamugav. Ma küll praegu ei praktiseeri, aga ma olen ka töötanud, kus maski kandma pidi ja see väga mugav ei ole. Nii et seda näitas see uuring. Uuring näitas veel ka seda, et gripiga mingit erinevust ei olnud, aga samas ta näitas ka, et nendel, kes siis 48%, kes maski kandsid ja nendel oli üldiselt respiratoorseid infektsioone oluliselt vähem kui nendel, kes maski ei kandnud. Nii et see on üks niisugusi väga väheseid uuringuid, kus on niisugune placeboga või kus oli ka grupp, kes maski ei kandnud. Et palju on erinevaid maske võrreldud. Nii et see on niisugune väike teaduspõhisus ja see sama ega see rahvusvaheline segadus ei ole ju mööda läinud. Ma täna veel vaatasin, mis ütleb CDC, mis ütleb ECDC, mis ütleb Inglismaa terviseamet, mida ütleb Maailma Tervishoiuorganisatsioon, et need ei ole ühesed soovitused, et me ei vaidle siin keegi, et kas kopsupõletiku korral kasutada antibiootikume, sest see on väga selge soovitus, väga ilusti ära näidatud, et antibiootikumid töötavad, aga siin maskidega on tõesti olukord keerulisem. Irja, väga tore, jääge meiega ja Marek Santik, kas kommenteerida? Mis mõttes teadust, et nagu vaatleme, et Taiwan maskid kandmises jaanuari algusest kõigil väga valdavalt. Enam-vähem siis, kui puhang lahti läks, nad selle normi kehtestasid. Elab 24 miljonit inimest, 435 nakatunut ja 6 surnut. Miks Taiwani... Ma tahangi öelda seda, et nüüd me ajame sassi ühe lihtsa asja. Miks Taiwani fakti ei levita Maailma Tervishoiuorganisatsioon? Lihtsalt põhjusel. Nad peavad olema hiinlastega sõbrad. Ja siin nüüd nagu tekib olukord, fakti, et Eestis ei ole maski kandmine kohustuslik olnud, aga ometigi me näeme siin haigestumise langust ja ma väidan veel kord, et see tuleneb pigem just nimelt nende kehtestatud reeglite järgimisest. Ja nüüd need reeglid leevendatakse. Alati võib asju paremaks teha, ma olen sellega päris nõus ja see maski kandmine kaitseb ennast ja kaitseb teisi, ma olen sellega ka täiesti nõus. Aga riiklikult kohustuslikuks selle tegemisega, sellega on olukord lihtsalt natukene keerulisem. Las ma kommenteerin, see on ju minu ettepanek kõigepealt. Riiklikult kohustuslikuks võetakse mustvalged kõigile igal pool. Ma olen piiritanud selle, see on suletud avalik ruum ja tõenäoliselt rahva rohkem ruum. Ja siin, kui hakatakse leevendama meetmeid, ma olen öelnud, et siis tuleb kaaluda. Kas näiteks, kui öeldakse, et kaubanduskeskused on järgmisest päevast või 4 päeva pärast lahti, kas siis peavad müüjad kandma, töötajad kandma või ka need kliendid kandma. Aga seda tulebki läbi kaaluda. Ja ikkagi, nii nagu Marek rääkis, mina pean ka seda solidaarset meedet. Ja üks põhjus, mis ma selle ettepanekuga tegin, kuna riigi avalikul sektoril
tervishoiuteenuste osutajatel ja haiglatel on piisav varu. See põhjus, miks võib-olla varem ka seda ei tulnud teemat üldse lauda, sest eesliini töötajad pidid kõigepealt olema kindlustatud, see on selge. Professor Lutsar. Jah. Mida te arvate selles mõttes, et kas on mingid konkreetsed kohad, kus peaks olema sõnastatud see kohustuslik kandmise nõue? Et tõepoolest me rääkisime siin ühistranspordist. Jaak Aab tõi näite praegu, kui levendatakse eritingimuse nõudeid kaubanduskeskuse külastamisele. Kas seal peaksid tekkima teatud gruppide osas või lausa kõigile maski kandmise kohustus? No ma arvan, et doktor Jaan Sütil on kindlasti maski kandmise kohustus, kui ta COVID-i osakonnas töötab. Nii et haiglas on need reeglid väga selgelt paika pandud. Nüüd kaubanduskeskustes, et keda see mask kõige rohkem kaitseb, et mask ei kaitse mitte niivõrd seda inimest, kes on täiesti terve, vaid maskiga me kaitseme teist inimest. Ja nendel juhtudel, ja ma saan aru, et mõnikord müüja ja kassapidaja ja eesliini töötaja peab tööle tulema ja tal on respiratoorsed väiksed natuke nohuköha või ta kahtlustab, et ta on olnud kontaktis COVID-iga, kuigi praegu on COVID-it tõesti väga väheks jäänud õnneks. Et nendel inimestel, kas nüüd kohustuslikuks teha, aga nendel inimestel peaks olema nagu vastutustunne. Et siin Marek Strandberg tõi selle Taiwani näite, no Taiwan tegi ka väga palju muud. Et see ei olnud ainult maskide asi, nii et Taiwanil, mis Taiwanis väga hästi töötas, oli väga hea kontaktide tagaajamine. Ma arvan, et see oli nagu üks suur võti, millega nad seda puhangut võitsid. No Singapuris olid ka maskid väga kohustuslik ja Aasia riigid üldiselt kannavad maske, aga Singapuris need migranttöölised tõid ikkagi infektsiooni sisse ja siis läks asi käest ära. Nii et ma arvan, et niisugused inimesed, kes on ise kergete sümptomitega või kahtlustavad endal sümptomeid, et see oleks see inimkond või elanikkond, kes maski kandma peaks, aga ma ei ütle ka, et neid inimesi peaks siis mitte tööle lubama või kuidagi muidu karistama. Marek Strandberg ja Jaan Sütt seejärel. Ja, siin on hästi palju jooksnud läbi ka see, et kui see kohustuslikuks muuta, et siis juhtub hirmsaid asju, et kulud lähevad suureks ja tuleb tähelepanu juhtida sellele, et enamus korduv kasutatavaks mõeldud maskidest on reaalselt ikkagi desinfitseeritavad. Ja ka seda tuleks siis sel juhul õpetada. Nagu ka seda, et kui tõepoolest inimesel on sissetulekutega raske, siis kuidas seda korvata? See sama lugu, et kas siis politsei või keegi peaks seda jagama. Ehk et see on solidaarse kaitse küsimus. Ma lihtsalt näen seda, et fakte sündmuste kohta, kus on küllaltki palju ühiskondades asümptomaatilisi viirusekandjaid. Osad nimetavad supernakatajaks seda, kes on pikka aega asümptomaatiline viirusekandja ja nakataja ja teised siis väga aktiivseid kodanikke. Nad mõlemad moodustavad sellise. Ja ma juhingi tähelepanu, et see, mida on vaja ja mida saab tänasel hetkel ainult maskidega, mitte mingi muu meetodiga leevendada, on asjaolu, et ei toimuks äkilisi tihenemisi. Et inimesed tulevad kokku, lähevad kodudesse. Ja need tihenemispunktid on väga paljudes mudelites need kohad, kus öeldakse, täpselt seal toimub see levik. Ja kuna see on hingamisteede haigus, siis paneme hingamisteedele kas või lihtsa tõkke ette ja kogu lugu. Ja see on nii lihtne selles mõttes, et sellele vastu vaidlevad väited on üsna arusaamatud. Ei ole arusaamatud. Nad on täiesti arusaamatud. Me ju teame, et see levib mitte nimetissõrme kaudu, mitte juuste kaudu, vaid hingamisteede kaudu. Ja kui me kaitseme hingamisteid, siis selle levik ju väheneb. See ei ole ju midagi muud kui kõige lihtsam. Ma toon ühe vastuväite kohe, et senikaua, kui meie riik tuleb toime selle koroonaviiruse pandeemiaga siin kohalikul tasandil, senikaua me ei ole tänaseks oma ravistandardeid langetanud. Meil ei ole seda, mis oli Põhja-Itaalias ja paljudes riikides veel, mis tähendab seda, et me räägime kirurgilistest maskidest praegu siin, eks ju, millega kaitstakse teisi.
need maskid on ühekordseks kasutamiseks ja neid tohib kasutada maksimaalselt 3 tundi või kuni nad niiskuvad. Ja meil ei ole mitte mingisugust põhjust neist standarditest praegu alla anda, et me hakkame neid praeahjus või kuskil mujal desinfitseerima või steriliseerima. Ja mõelge siis nüüd selle mõju peale ka. Kui Euroopa Liit otsustaks selle tervikuna näiteks kohustuslikuks teha, kogu Euroopa Liidu elanikkond vahetaks vähemalt 3 korda päevas maske. See ei õnnestu. Ma tahan öelda, selleks ongi vaja sotsiaalseid maske. Milline koormus meie ökoloogilisele süsteemile ma sellest juhin tuleb? Tohib, ma sekkun. See on tegelikult demagoogiline võte, mida te kasutate. Sellepärast, et demagoogia... Kuskile need maskid peavad ju minema, kui nad on ära kasutatud. Maske saab teha ka puuvillasest kangast. Saab ise käsi teha, tööna ja sellest on ka juba abi. Ja puuvillasest kangast masti saab pesta pesumasinas. Mille efektiivsus on 2–30% võib-olla, mis tähendab kui ta on tehtud kombineeritult, siis umbes 60%. Kui sa selle maskiga Selveris õunu valid, siis võib-olla eemal olevaid apelsiine sa ära ei saasta, aga need õunad saastad sa täpselt samamoodi ära. Aga kui ma olen seal ka ilma maskita, saastan ma seda kõike ju veel suurema tõenäosusega. See on tõenäosuslik tegevus. Et oleks sellest nagu midagi nagu kindlalt kasu, et siis ma toetaks seda mõtet, aga... Kas arvutus aitaks? Üks hetk tähendab, nüüd me läheme väga detaili, et palju üks või teine mask peab. Muidugi on seal vahe sees, see on selge. Palju ta kaitseb ennast või teisi, seal on vahe sees, nii nagu me rääkisime, et arst kaitseb ennast hoopis sellise maskiga, kui tal on nakkusoht, et ta kaitseb ennast. Pluss prillid, pluss muu asi, eks ju, seal ei ole ainult mask. Aga sellest kohustusest ja kokkuleppest ma toon ühe näite. Meil eelmisest nädalast avati plaaniline ravi ja Terviseamet haiglatega leppis ja tervishoiuteenuse osutajatega kokku need reeglid. Muidugi oli üks tingimus see, et meil piisab neid samu maske kirurgilisi. Et kui patsient tuleb kontaktsele visiidile arsti juurde ambulatorsele, talle antakse kaasemask ette, rääkimata sellest, et arstil või medpersonali... Teate, mis selle peale arstid ütlesid mulle, kui ma küsisin selle asja kohta? Raiskamine. Nad ütlesid selle kohta, et aga ma ütlen, et meil on olemas see varu, et niimoodi kaitsta. No aga see ei ole ju argument, et meil on raha, et siis anname minna, eks ju. Seda peab Jaan ütlema, kas see on raiskamine. Kasutame neid maske seal, kus neid vaja on ja kasutame neid nii, nagu neid peab kasutama. Senikaua, kui meil riigis ei ole põhjust standardeid alla lasta, siis ma ei näe mitte mingisugust vajadust hakata tegema asju, millel ei ole põhjendust. Tahaks täpsustada ikkagi. Kas sa ikkagi näed, et see peab, võtame poes käik praegu. Kas poes peaks siis olema sinu kujutluse järgi kõigil maskid ees? Just, see sama Jaagu ettepanek. Et tihedates kohtades käigu inimesed... Eestis ei ole poed, on väga harva, kus on tihedad kohad. On tihed. See on ikka, poed on ikkagi... Ega küsimus ei ole poe keskmises inimeste tiheduses, vaid kui minna sinna ja vaadelda, mida võib igaüks meist teha, siis te näete neid, mitte nüüd rüselusi, aga kohti, kus inimesed liiguvad tihedalt läbi. Kui me mõõdaksime seda aega, oleks see piisav. Seesama küsimus, et me nakatame toitu ja nii ongi. See tähendab ka seda, et mask pluss tegelikult ostetud toidu desinfitseerimine, kogu see komplektsus peab minu meelest säilima. Ja selles mõttes mask on üks osa sellest uuest hügieenist, mida meetmete leevendamisega tuleb kaasa panna. Ja vastupidisel juhul... Ma ütleks seda, et vaata Marek, ma räägin selle ka, et ega see ei ole absoluutne. Seda tulebki kaaluda, nii nagu ma ütlesin, kaubanduskeskuses. See, kes kõige kauem on seal, eks ju, ja viibib. Ja nii nagu Irja Lutsar rääkis, et äkki keegi me ei tea, kas meil on juba see nakkus küljes, meil ei ole võib-olla erilisi sümptomeid, võib-olla õrnad sümptomid, kes töötab seal, müüa, laotöötaja, ükskõik, kes puutub ja liigub seal ruumis inimeste vahel. No, kas temal ikka ei peaks olema? Temal peaks olema, sest et see on tema töö, mis viib teda kümnete inimeste keskele tundide viisi juba millegini me jõudsime, aga seda kohustust ei ole mõeldud. Nii, Jaan Sütt. No seda sorti reeglid ja kohustused, ma arvan, et loomulikult võiks riigi jaoks välja töötada, et kui me hakkame taastama nii-öelda normaalset elu, et just nimelt kaupluste jaoks ja muude teenindusasutuste jaoks. See oligi minu ettepanek, et siis mõtlema. Aga ütleme niimoodi, et see kohustus, mis minul on tõepoolest haiglas kanda maski, on ju teiste oma patsientide kaitseks ja tõesti seal osakonnas iseenda kaitseks, et seda kohustust ei saa teha universaalseks, et see kehtib nüüd igal ajal sõltumata sellest, kas seal poes on 2 inimest või 200 inimest.
et see ei ole mõistlik. Me hakkame siis nägema lihtsalt seda, et nagu ka pilte on juba levitatud, et poes parklas võetakse auto peegli küljest rippuv mask ja pannakse endale ette ja siis minnakse ostusid tegema. Et see on selle sihukese petliku turvatunde loomine ja tegelikult selle maski kandmise naeruvääristamine. Ma ei tea, mis asi on see sotsiaalse normi ja teatud võib-olla niisuguse kohustuse segu, ma ei tea. Ja kus kohas see peab toimima, eks ju? Ma arvan, maski kasutus, see sotsiaalne norm distsiplineerib ja ma arvan, on palju efektiivsem kui see, kui mingi asi tehakse kohustuslikuks, siis tõepoolest võib rohkem eeldada, et need inimesed, kes selle maskiga poodi tulevad, need kannavad ka seda õigesti. Müüa, aga töötaja poes. Õige käitumine tuleneb sellest, kuidas inimesi õpetatakse. Ja me nägime seda, et sotsiaalne norm kohustusena või kuidas iganes võtta, püsida kodus, toimis ja toimis väga hästi. Nüüd see norm on leevendamisel. Ja minu hüpotees on selline, mida kerged arvutused ka kinnitavad, et see kohustus või mis iganes suletud ruumis kasutada seda kohustuslikult, selle kehtivust on vaja võib-olla kuu, võib-olla 1,5. Ja tegelikult, kui me selle 1,5 kuu jooksul näeme järsku nakkuse kadumist ühiskonnas ja väga järsku, siis on see ennast õigustanud. See ei ole pikk kannatus. Aru saada, lähme Irja Lutsar hästi kuidagi nagu konkreetsemaks, sest ma lubasin televaatajale täna, et me saavutame siin mingi konkreetsuse. Kas me saame kokku leppida mingid punktid, kus maski kandmine on sotsiaalne norm, kus ta võiks olla sotsiaalne norm ja see võiks olla natukene konkreetsemalt sõnastatud kui peaministri rahvarohketes kohtades. Et see nimekiri, et oleks arusaadav, et kui ma lähen poodi ja tahan käituda näiteks sotsiaalselt vastutustundlikult, siis kannan maski. Et meil oleks selge, mis punktides see peaks olema. Kas see on ühistransport näiteks, mida ka juba siin nimetati? Kuidas teile tundub? Mitte kohustus, aga sotsiaalne norm. Kas te küsite minu käest? Jaa, ma küsin Irja teie käest. Kas see nimekiri, kas on mõtet teha selline nimekiri? Kuidas teie tunnete? Jaa, ma arvan, et see oleks väga hea, kui oleks niisugused mingidki, ma ei ütle, et iga üks peaks olema, iga töökoht peaks üles loetud olema, aga mingid reeglid ilmselt peaksid olema, et see võib-olla natukene võtaks seda segadust maha. Et kui ma nüüd ütlen, et mis härra Strandberg ütles, et viirus kaob kuu aja pärast ära, siis ma selles küll nii optimistlik ei oleks. Et kui me vaatame, missugune viiruse kadumise saba on Lõuna-Koreas või Hiinas või on üksikud riigid, kus viirust üldse ei ole, Gröönimaa, kus 11 juhtu üldse kokku oli, aga neid on väga vähe. Et võimalik on, et see viirus kaob suveks ära ja võib-olla kaob päris ära selline võimalus, muidugi alati jääb, aga praegu selleks küll väga suurt nagu tõendust ei ole ja praegu on meil ka tõesti see nakatunute hulk on väga väikene. Ma olen sellega väga nõus, et me paratamatult kõiki asümptoomseid kätte ei saa ja kui palju asümptoomsed haigust levitavad on veel teine küsimus, aga praegu meil on vähe nakatunuid, et aga see sotsiaalne norm tähendab ka seda, et me positiivselt vaatame, Marek, teid ja et te julgete maski kanda ja tulete maskiga ja kui inimene, et me ei vaata nagu viltu nende inimeste peale, kes maski kannavad, ükskõik siis, mis see põhjus on, kas nad tahavad ennast või teisi kaitsta, et see on ka osa sotsiaalsest normist, et ma väga usun, et Eesti rahvas on nagu vastutustundlik, aga käskudega ma olen Jaan Sütiga väga nõus, et sellega ilmselt midagi head ei saavuta. Väga hea, me jääme siin nimekiri arutama, et kus need punktid võiksid olla, aga ühe küsimuse ma Irja teie käest tahaksin siiski küsida ja Reet küsib ja väga mitu inimest on veel saate ajal küsinud, lasteaia kasvatajad, lasteaia õpetajad. Kas nemad peaksid maski kandma või mitte? No ma mõtlen, et see lasteaiad on ju, lasteaed on nagu pool perekonda, eks ole, et tegelikult on rühmas ju oma rühmaõpetaja või 2 õpetajad ja need õpetajad on ju need samad, kes olid eile ja üleeile ja homme ja ülehomme, ja need lapsed, kes selles rühmas käivad, on ju ka need samad, et ma ei kujuta küll seda küll kuidagi ette, et 3- või 4-aastastele maske saab ette panna, ma tõesti ei kujuta seda ette ja kuna lasteaed on niisugune
nagu tõesti, nagu ma ütlesin, pool perekond, siis ma ei näe, et lasteaias lastega koos olles oleks see maskide kandmine vajalik. Ehk kui laps keegi ikkagi toob, siis tõenäoliselt see kasvataja siiski nakatub, isegi siis, kui sellel kasvatajal on mask ees. No seal on ma võin öelda, et lasteaiaõpetajad on kindlustatud juba maskidega, nii et meil ei ole mõtet seda arutada. Ei, aga kas nad peaksid kandma? Selles on küsimus. No kohustust ei ole. Ma ei tea, see on jälle olenevalt olukorrast, olenevalt palju seal inimesi läbi käib, palju vanemaid läbi käib. Seal on ju ka omad reeglid praegu pandud lasteaedadele. Eraldi sissekäikudest ma ei tea, ma ei oska öelda. Irja. Ja no ma ütlen, nii nagu ma juba ütlesin, et me kodus, milles on kõik rahvusvahelised organisatsioonid, ükskõik kas või need Aasia riigid ühel nõul, et kodus ja perekondadest maske kandma ei peaks. Nii et ja lasteaed on ju mingisugune niisugune ikkagi ennast tundvate inimeste kooslus ja kui me räägime nüüd koroonaviirusest, siis ütles viimane ECDC reeglistik ütles, et ei ole mingisugust tõendust, et lapsed oleks koroonaviiruse või COVID-19 levitajad, mis muidugi ei ole tõsi gripi korral, aga siin COVID-i korral see niimoodi on, nii et lasteaias ma küll ei näe mingit vajadust, et lasteaia kasvataja peaks maski kandma. Aitäh, Irja Lutsar. Suur aitäh tänase saate heade kommentaaridega täitmise eest. Meil on järgmisel Skype'i ühendus loodud ühe perearstiga ja hea meel on 2 sõna kuulata selle kohta, mida perearst soovitab, millisel hetkel maske tuleb kanda ja millisel mitte. Piret Rospuu, mis need õpetussõnad on, mida oma patsientidele jagate? Tere! No meie patsiendid, kes meile majja tulevad, kõik saavad maski ette ja tõtt öelda ei ole mul patsientidega vestluses sellist maskiteemat isegi üles kerkinud. Aga esimeses järjekorras kindlasti soovitaksin maski nendele, kellel on mingisugusedki ülemiste hingamisteede haigustunnused. Siis teises järjekorras tõenäoliselt tähtsuse mõttes võiksid olla need riskigruppidesse kuuluvad inimesed, kes on kas eakad või krooniliste haigustega ja kes on sunnitud kodust välja minema sellistesse olukordadesse, kus on palju inimesi tihedasti üksteisega koos ja ei ole võimalik seda 2+2 reeglit täita. Ehk näiteks bussis ikkagi võiks kanda? Et need oleksid kõige prioriteetsemad, kes tõenäoliselt peaksid kanda. Piret, üks hästi konkreetne küsimus veel. Kui te annate oma patsiendile maskid, mida te näete? Kas nad oskavad nendega midagi peale hakata? Ei oska. Need patsiendid ikkagi vajavad väga täpset instrueerimist, mismoodi maski panna, mis pidi, kuhu poole see traat läheb, et see painutamine, kõik need asjad, need tuleb ükshaaval täpselt ette näidata. Te olete seda teinud, suur aitäh selle eest. Me tänases saates teeme seda ka natukene ise, püüame anda mõned sellised praktilised nõuanded ja viited. Oleme selle jaoks spetsiaalselt kutsunud siia Signe Juhkami, ITK infektsiooni kontrollõe. Tere õhtust. No, kui te kuulasite praegu seda arutelu siin, pikalt laialt rääkisime, mis teile tundub, kas teie ise poodi minnes maski kannate või ei kanna? No see sõltub ikkagi sellest vahemaast, et kui on rahvast vähe ja ma suudan hoida distantsi 2 meetrit, siis ma ilmselt veel ei kannaks. Aga kui on poed rahvast täis ja näiteks ühistranspordis ma ilmselt juba kannaksin. Bussis, trollis, sõites trammist Tallinna inimesena, siis kannate? Kannaksin ilmselt ja ma praegu ei sõida ühistranspordiga. Aru saada, aga kui seda teeks, siis kannaksite. No kõigepealt me näitame ühe tohutult populaarse ja teada-tuntud video ja siin ei ole irooniat mitte grammi võrdki selle inimese suhtes, kes seal selle video peategelaseks on sattunud. Ja see on siis video pressikonverentsilt, kus siseminister solidaarsusest teiste laua taga istujatega proovis endale maski ette panna. Vaatame korraks selle ära, televaataja saab ka meelde tuletada ja ma usun, et väga paljud ennast ise ka ära tunda. See olin mina. Esimesed korrad, kui ma poes paar korda maski kandsin, siin mõned kuud tagasi, siis oli täpselt samamoodi. Autos hopsti leidsin selle asja ülesse ja see käib, alati mul tekkis küsimus, et kumb pool siis välja, sinine või valge selles olukorras?
siin tundub sinine. Jah, no mina jätsin muidugi selle sinise alati sisse poole, sest et tundus väärtuslikum nagu valges käia. Ja noh, siis enam-vähem niimoodi see läks. Mis mul on nüüd õigesti, mis valesti? No teil on mask tagurpidi ees, et... Ei, no see on üleval siin see... Ja, aga need voldid jooksevad teistpidi. Nii? Ja no muidu tundub, et korrektselt on ees. Kas Marek Strandbergil on mask õigesti ees? Ta on terve saate olnud meil täna sotsiaalse kompetentsi näide. Kas temal on hästi ees? No väga tore. Nii, kui ma võtan selle eest ära, ma olen poes ära käinud, mis ma selle maskiga tegema peaksin? No prügikasti viskama. Prügikasti viskama. See on selleks korraks kõik läinud. Üks kord. No need ikka maskid, millest me räägime, need kaitsemaskid ja meditsiinilised maskid, et meie ikka ütleme, et nad on ühekordse kasutusega. Marek, kas teie kannate ühe korra seda ja viskate pärast saadet ära? Ei, mul ei ole neid ka piisavalt palju ja kuna ma ei kasuta neid kuskil haiglas, siis ma desinfitseerin neid kuumasaurus umbes pool tundi. Kuidas see tundub? Paljud ilmselt desinfitseerivad kuumasaurus, sest kui sa maksad 10 maski eest 8 eurot või oled maksnud tõenäoliselt mõni inimene ka rohkem, eks ju, et siis sa tegelikult tahaksid kuumasaurust desinfitseerida. No mina ei saa väita, et kas see mask siis saab puhtaks või ei saa. Mina oska seda öelda. Ehk teie ütlete, et see mask ei pruugi olla puhas? Ma ei väida, et ta saab puhtaks. Ta ei väida, et saab puhtaks. Nii, aga vaatame, mis tüüpi need maskid siis on. Mida peaks kõigepealt tegema, et see mask saaks õigesti ette, kui ma näiteks plaanin minna kauplusesse, toidupoodi? No kõigepealt võtame maski puhaste kätega, ehk me siis peseme käed ja kuivatame ja kui pesemise võimalust ei ole, siis teeme kätte antiseptika. Ehk me teeme ikkagi iga kord, kui me hakkame maski võtma, teeme selle antiseptika. Sest ikkagi käed meil on kogu aeg saastunud, meil ju oma mikrofloora on ju ka kätel peal ja see ikkagi siin rõõmsasti paljuneb kogu aeg kätel. Et me võtame seda kätte antiseptikumi, mida tuleb võtta umbes 3 milliliitrit ja hõõruda korralikult naha sisse. Me ei lehvita seda käsi kuivaks, sest siis alkohol aurustab õhku. Ikkagi hõõruda ainult? See tuleb kõik hõõruda käe sisse ja see võtab ka aega 30 sekundit. No praegu lihtsalt teen siin kiiremini. Ja tavaliselt need maskid on siis, kas nad on karbi sees ja siis nad ongi juba nii, et karbi sees see tumedam pool väljapoole, aga ma võtsin täna siin kaasa näiteks haiglast, millised maskid meil, üks variant, millised on, mis olid siis sellises pakendis, et ma võtan selle maski ja ma siis vaatangi, et kus siis see traat jääb mul siia ülesse, tumedam pool välja või siis on ka lihtne reegel see, et need voldid jooksevad siis nagu ülevalt alla. Alla poole, et see ütleb selle suuna ära. Ja siis ma hakkan teda siia näo peale panema, et panen need kummid siia kõrva taha ja vajutan selle traadi siis vastu nina ja tegelikult praegu need maskid on ka väga erineva sellise kvaliteediga, et need traadid on erinevad. Et mõni ei jäägi väga ilusti siia näo peale. Et siis ka see rääkides võib nad paigast nihkuda. Et nii ta on, et peab endale selle sobiva kuju leidma. Need järgmised on juba siis palju keerulisemad, ehk need see FFP2 ja FFP3. Ja need on need respiraatorid, et tegelikult need respiraatormaske ei ole küll vajadus väljas kanda nagu tavainimesel ja eriti kui me räägime sellest, et mina nüüd ei tahaks nakatada teisi inimesi, kui ma oleksin potentsiaalselt nakkusohtlik, siis seda klapiga respiraatorit ei tohi haige inimene küll kanda. Nii, ühe asja tahaks veel ära küsida. Siin Tarmo Tüür, kes on meil ka Skype'i ühenduses olemas, kutsub inimesi üles ise valmistama maske. Teeme ära tiim on sel aastal otsustanud. Tarmo, ma saan korraks su käest küsida, et miks te seda üldse teete? Miks teile tundub see tähtis, et inimesed ise maski endale valmistaksid? No esimene põhjus on see, et tavapärast teeme ära talgupäeva ei saa pidada ja inimesi kokku kutsuda. Aga küll, aga me saame teha ühe väga olulise asja, et see on viis, kuidas me igaüks saame siis kaasa aidata, võtta selle vastutuse ja anda oma panuse, et võimalikult kiiresti siis selle tavaelukorra juurde naasmine toimuks. Ja tegelikult siin sellest saatest on ka välja tulnud ühelt poolt on küll justkui oleks palju vaidlust, aga tegelikult on hästi suur ühisosa selles, et teadlik maski kandmine, mis oleks inimestele kättesaadav, kui inimene on ise huvitatud ja lugenud läbi, tutvunud sellega, kuidas siis kanda, kuidas hooldada, mida rohkem seda teeme, siis see risk väheneb väga-väga oluliselt. No väga tore, teeme ära kodulehekülje pealt näeb seda ühes tegemise aktsiooni. Mul on siin üks ise valmistatud, kodus valmistatud mask olemas. Ma saan aru, et teie ei saa seda sertifitseerida isegi kui väga tahaks, aga kuidas teile tundub? Siin on nagu 3-kordne riia, ma kujutan ette, kuidas õhk mul hakkab läbi käima, minu jaoks on see tehtud. Kas see suurus, kas see, mida te siin näete, kas see tundub adekvaatne?
No, te peate seda ette proovima, peab katma ära teil kõik need limaskestad, eks ju, nina ja selle suu. Nii, no, ja kõrva taha ulatuma ja siis ka veel lõua all. No meesterahvastel on alati ka see, et tegelikult habe alati takistab seda tihkelt näo vastu olemist. Siin on nüüd olemas ka see traat, see on saiakoti traat, kui ma ei eksi, või kusagilt sealt laenatud, töötab väga hästi. Kas see... No tõesti, siit tõmbama seda õhku läbi üldse, et natukenegi ligi pääseks, aga raskel ajal, keerulisel hetkel võib-olla see lõuakõrgus on hästi siin või ei ole? No kuidas te ise tunnete, kas ta rääkimise ajal teil liikuma ei hakka eest ära? No mingil moel saadet vist ei teeks päriselt, aga kuidagi nagu hakkama tundub, et saaks. No eks see eesmärk ongi see sama just teie poolt eritatavate pritsmete kinnipüüdmise, selle ta ilmselt täidab ära, eks ju. Aga te peate jälgima, et kui kiiresti ta märgub ja no ma kindlasti paneks seda sama maski siis teist korda uuesti ette, et ma tahaks seda vahepeal pesta ja triikida näiteks. Natukene juba on märgunud selle esimese 40 sekundiga, siin paistavad prožektorid muidugi peale ka. Igal juhul ma peaksin selle läbi pesema peale seda ühekordset kandmist. No mina igal juhul teeksin seda. Triik raud ei aita, lihtsalt triigiks ära vahepeal. Noh, kui arvestada, et ikkagi inimene ei rääkides eritab ikkagi ka seda sülge ja nagu orgaanilist materjali, siis ma ikkagi nagu peseks maski ära. Väga tore. Suur aitäh teile täna tulemast siia ja neid soovitusi andmast. Me lõpetame saate siin väga konkreetsete spurtidega. Jaak Aab, tegelikult ju kogu küsimus on selles, et kui me räägime nendest ühekordsetest maskidest, ise nägin Võrus pealt pilti, jälle mitu korda saab täna näiteks tuua, 8 eurot 10 tükki. 10 tükki tõenäoliselt peaks kuluma ära siis umbes 2-3 päevaga, kui väga ökonoomselt kasutada. See ongi see, miks pärast inimesed tegelikult ei taha seda kanda. See lihtsalt röövimine päisepäeva ajal. Üks on see, teine on ebamugavus, nagu me ise oleme näinud, aga keegi seda väga ei taha kanda, sest ta on ebamugav. Aga kui me räägime suletud avalikest ruumidest, olgu see poodes, ei ole pikaajaline kandmine. Hind on selline enam-vähem üle maailma, midagi teha ei ole. Suur nõudlus on tekitanud selle hinna. Ja mis saab riik teha, nii palju ma olen öelnud, et me oleme omavalitsustele jaganud, me jagame ka vähekindlustatud peredele, kui kohalik omavalitsus selleks vajadust peab. Kui see maski kandmise kuidagi pidi, kas siis see sama sotsiaalne norm kasvab, kindlustada võib-olla riskirühmad, seda riik suudab. Aga selge on see, et osa inimesi peab seda ikkagi ise ostma ja ma ei tea, kui odav või kallis tervis on. Sinu enda tervis, sinu väärase tervis. Kui seda pensioniga hakata mõõtma, siis 8 eurosid maske ei nendele saab aidata. Arusaadab, Jaan Sütt, homme valitsus hakkab seda arutama. Mida te, ütleme, soovitate valitsusele ja kus te soovitate siis inimestel maski kanda, kus see tõesti võiks olla praktiline? Pange saatele punkt. Ma isiklikult ei näe, et millegi kohustuslikuks tegemine midagi väga heaks teeb. Ma kardan, et see muudab selle maski kandmise tegeliku mõtte farsiks. Seda hakatakse mitte sihipäraselt kuskil hoidma seda maski ja sellest ei tule midagi head. Ma julgustan kindlasti inimestel, kellel on mure enda ja teiste tervise pärast, julgustan inimesi rahvarohketes kohtades kindlasti maski kandma ja see ei pea olema nii, et poes peab seda kandma. Et kui pood tühi on, siis ei pea seda kandma. Kui poes on palju inimesi, siis võiks seda kanda. Täpselt sama on ühistranspordi ja muude asjadega. Et kainet ja talupoja mõistust meil on nagu piisavalt rahvana olnud kogu aeg ja ma usun meisse küll, et me saame hakkama sellega. Ja mitte jumala ees siis autopeegli küljes, see sama mask, mida juba kord kasutada on. Jaan Sütt, suur aitäh, Marek Strandberg ja Jaak Aab, teile ka suur tänu. Loodetavasti tänase saate tulemusena teil mingid mõtted ja asjad said klaarimaks, kuidas tõepoolest see piirangute leevendamine uusi haigusjuhte ja uusi puhanguid kaasa ei tooks ja leidsite siit ideid, mismoodi siis ennast ja teisi ümbruses kaitsta. Ja õhtut Aktuaalne kaamera nüüd, meie kohtume nädala pärast.